Mina tulen siis selliselt koduselt ja võib-olla sõbralikust valdkonnast lähen hüppan kaugele suurde maailma, mis võib-olla on natuke hirmutav, eriti kui vaadata, mis tänapäeval majanduses ja üldse toimub. Et räägiks sellest, et mis edasi saab maailmas ja mis saab Eestis. Et kõigepealt on kindlasti tuleb öelda seda, et eks kui me hakkame vaatama, kas kaugemale tulevikku või lähemasse tulevikku, siis me ikkagi ju toetume sellele, mida me teame olevikust või lähiminevikust ja paneme siis sinna peale need asjad, mida me oletame, et võiks juhtuda, aga me ei saa selles kunagi kindel olla. Mida ma alati tahan rõhutada on see, et majanduses ei ole asjad 100% kindlad. Et kõik need asjad, mis räägitakse, et tulevikus juhtuvad, need on teatud tõenäosusega, et nad tõenäoliselt juhtuvad ja mõned asjad tõenäoliselt ei juhtu või on nende tõenäosus väiksem. Ja hullem veel, eks erinevad analüütikud ja inimesed arvavad erinevat moodi, sest et nad hindavad olevikku erineval viisil ja minevikku samuti. Ja need oletused, mis tuleviku kohta tehakse, varieeruvad päris suuresti. Aga selleks, et tulevikku vaadata, ei saa selleks, et tuleks alustada sellest, et mis maailmas siis põhimõtteliselt toimub ja millised on millises keskkonnas me praegu parasjagu oleme. Mida ma kindlasti tahaksin südamele panna on see, mida on võib-olla väga raske uskuda, on see, et maailm on muutunud. Et kui me 90ndate alguses hakkasime omal siin turumajandust rajama ja järgnevad 10, 15 ja 20 aastat, siis see maailm oli ühesugune. Nüüd ta on täiesti teistsugune ja kui ta ei ole veel mõnes osas täiesti teistsugune, siis ta muutub. Et see aeg, 90ndad ja nii-öelda nullindad, need olid erakordsed. Selliseid perioode tavaliselt väga pikalt maailmas ei ole ja nad muutuvad. Mis muutunud on? No kindlasti on muutunud riikide vahelised suhted ja see teeb asja keerulisemaks, sest majandus ja maailma majandus on väga palju seotud sellega, kuidas riigid omavahel läbi saavad. Ja inimeste ja omavahel läbisaamine on siis sõltuvuses sellest, kuidas majandusolukord on ja mis tahtmised on. Ja põhjused on väga mitmesugused. On riigid, kes on saanud jõukamaks. No selge see, et nad tahavad siis rohkem sõnaõigust saada, otsustada ülemaailmsete asjade üle. Ja teised jäävad kehvemasse seisu, aga see ei tähenda, et nemad oma õigustest oleksid valmis loobuma või oma positsioonidest. Riikidel võivad olla väga erinevad ja vastandlikud tahtmised ka majanduslikult mõttes ja selle tõttu tekivad samuti konfliktid. Majandusseis on teistsugune praegu, kui ta oli 10 aastat tagasi. Ja selle tõttu on ka arenguvõimalused muutunud teistsuguseks. Ei tasu unustada, et on muutunud demograafiline seis ja need väljavaated. Ma ei räägi siin ainult arenenud riikidest, rikastest riikidest, kus väga palju jutustatakse sellest, kuidas rahvastik vananeb ja vähenema hakkab nagu meil. Aga tuleb rääkida ka arengumaades. Seal on rahvaarvul väga tihti kiire kasv, kuid see kasv on aeglustumas. Ja ta on aeglustumas sellises olukorras, kus noori on praegu väga palju. Vanemaid inimesi on vähe ja nendel noortel ei ole tööd pakkuda. See on üpris plahvatusohtlik seisukord. Ja kindlasti, kui me vaatame näiteks Hiinasse, siis Hiinas hakkab ühe lapse poliitika tekitama seda olukorda, et võib-olla selle 10. lõpus hakkab Hiina rahvaarv vähenema. Et meie kurrame selle üle, et meil on lapsi vähe, aga tasub mõelda selle peale, et Hiinas muutub see demograafiline seis veel hullemaks, kõvasti hullemaks kui Eestis või Euroopas. Tehnoloogia on väga palju muutnud maailma.
me võime rääkida internetist, me võime rääkida kõikidest nendest väikestest vidinatest, aga ta imbub majandusse, ta imbub inimeste käitumisse. Kui meil oli veel, 10 aastat tagasi ja 5 aastat tagasi võisime rääkida, et inimeste ellujäämiseks on vajalik toit kõigepealt, natuke riideid kindlasti, mingi katussealune, natuke jõukamatel puhkudel juba oli küsimus selles, et oleks ka transpordivõimalused, liikumisvõimalused, siis tänapäeval tundub, et nende põhivarade hulka on liikunud ka mobiiltelefon, eks. Ja seda ka arengumaades. See kõik mõjutab. Ja kogu see informatsioon, mis seal ringi liigub internetis näiteks ja mobiiltelefonid vahel, see muudab ka majandust, ta ei muuda mitte ainult ühiskonda. Ja kui me vaatame tagasi 20 aasta tagusesse perioodi ja isegi 10 aasta tagusesse perioodi, siis me võime öelda, et kogu maailmas on optimismi kõvasti vähemaks jäänud. Kui inimesed ei ole optimistlikud, siis on palju raskem asju teha. Mida teeb pessimist? Pessimist ütleb ju nii, et ärme tee midagi, niikuinii sellest midagi kasu ei ole. Ja see tähendab seda, et ka asju paremaks teha on oluliselt raskem. Ei tasu unustada, et nende viimaste 20 aasta jooksul on maailmas tehtud erinevates riikides väga palju vigu ja suuri vigu. Nii et need on need ühed põhjused, mis on neid majanduskriise või probleeme tekitanud. Nüüd on aeg need probleemid ära lahendada. Kui me räägime nendest vigadest, mis on tehtud, siis kõigepealt oli kindlasti see, et alahinnati riske. Tehti valesid otsuseid, arvati, et see läheb mööda kohe. Siin väga palju mõeldi seda, et kui on probleem kuskil, anname hästi palju raha, küll see läheb üle. Ei saa. Asju tuleb vahetevahel muuta, aga muutmine on teinekord raske. Ja veel üks asi, mis on väga paljude vigadega seotud, on see, et selle asemel, et probleeme lahendada, lükati nende lahendused edasi lootuses, et küllap nad üle lähevad. Ei läinud, läksid hullemaks. Kui me nüüd vaatame, millised on need pikaajalised trendid maailmas, kui me, ütleme nii, et kui me hakkame tulevikku vaatama, siis on kõigepealt olemas mingi selline pikk trend, eks. Ja siis sinna peale me hakkame ehitama selliseid täpsemaid võnkeid või täpsemaid protsesse ja projitseerima seda, mismoodi maailm muutub tulevikus. Ma ütlesin juba, demograafiaga tuleb arvestada, rahvastik maailmas kasvab ja ta kindlasti vananeb, sest sündimus on langustrendis ikkagi ka arengumaades, aga lihtsalt see tase on nii kõrge ikkagi veel, et see rahvastik kasvab. Aga ta hakkab pikamööda vananema. Loodusressursid ei ole mitte ammendumas. Ammendumas on need ressursid valdavad, mis on lihtsasti kättesaadavad. See tähendab seda, et kui me tahame saada naftat, maagaasi, rauamaaki, ükskõik milliseid loodusvarasid, siis tuleb minna sügavamale maa sisse, tuleb minna merele, tuleb minna sellisesse kohta, kus nende kättesaamine on raske. See tähendab seda, et ta on kulukam. See teeb asja ja kõik kallimaks. Vähe sellest, väga paljud loodusressursid ei ole enam kättesaadavad sellises turvalises, stabiilses maailmas, vaid arengumaades, kus tihtipeale on need poliitilised seisud väga pingelised. Loodusressurside hulka kuulub ka maa ja vesi. Põllumaad me juurde kuskilt ei saa, või kui saab, siis väga vähe natuke. On probleeme sellega, et põllumajanduse tootlikkuse kasvatamisega on raskusi, sest tehnoloogiaga ei saa edasi minna, aga inimesi tuleb endiselt juurde, kuidas need asjad kokku lähevad. Ja miks ma rõhutan nüüd, see on see koht, kus on väga hea tagasi tulla sellele, et tegemist on pikaajaliste trendidega. Kui me vaatasime tagasi aega siin näiteks 2005 või 2006, siis väga palju räägiti ka sellest, et loodusressursid vähenevad, sellepärast peavad hinnad tõusma. Ja nad vähenevad pikaaegselt. See hind ei ole niimoodi, et ta väheneb ja siis nüüd homme hinnad tõusevad, eks. See on pikaajaline trend. Aga kindlasti oli spekulantide huvi ja nii edasi, mille tõttu siis tekitati inimestes mulje, et need hinnad hakkavad nüüd kohe tõusma, need ressursid saavad kohe otsa. Ja nad ei saa kohe otsa. Aga me peame arvestama, et see pikaaegne protsess on kindlasti olemas.
võib küsida, et mismoodi on poliitika majandusega seotud, et mismoodi välispoliitika, sisepoliitika, aga nad on omavahel väga tihedalt seotud, nad on omavahel seotud ka majandusega, sellepärast, et tegelikult riigid ju seisavad omaenda huvide eest ja tavaliselt huvid on seotud majandusega, sest et riigid tahavad paremaks saada, rikkamaks saada ja kui me siit edasi läheme, miks nad tahavad seda saada, et paremini elada, poliitikud tahavad, et nad saaksid valituks ja valijatele meeldib ikka selline valitsus, kes nendele annab rohkem ja paremaid võimalusi. Et siit need hakkavad pihta, aga riigid on omavahel rohkem seotud, sest nad kauplevad rohkem üksteisega ja see tähendab seda, et nende sõltuvus üksteisest kasvab. Ja see on, ütleme, globaliseerumise positiivne ja negatiivne aspekt mõlemas mõttes. Et ühtepidi sõltuvus tähendab seda, et kui midagi juhtub halvasti, siis need halvad asjad võivad väga kergesti edasi kanduda ja jõuda ka meieni. Aga samas tähendab ka seda, et positiivsed asjad võivad samamoodi liikuda, et need ringid, kui kuskilt kivi vette kukub, need jooksevad üle maailma laiali. Meile võib tunduda näiteks, et mis see küsimus on, et kuskil Austraalias midagi või Hiinas toimub. Hiina kaupleb Ameerikaga, Ameerika kaupleb Euroopaga ja nii edasi. Milline riik mõjutab tegelikult Eesti eksporti kõige rohkem? Võtate kätte, vaatate, et Soome on kõige suurem kaubanduspartner või Rootsi. Aga tegelikult mõjutab Eesti majandust palju rohkem Saksamaa, mis siis, et meie ekspordistruktuuris on oluliselt väiksema osakaaluga. Aga põhjus on selles, et Soome ja Rootsi majandus sõltuvad Saksamaast. Saksamaa sõltub ülejäänud maailmast. Et niimoodi oleme me kõik omavahel väga tihedalt seotud. Infomaailm, ma seda ka juba mainisin, ta levitab teadmisi, mis iseenesest on väga hea. Tore ju, me saame teada, kuidas asju tehakse, mis mujal maailmas toimuvad, tehnoloogias, biotehnoloogias, masinates, ükskõik milles osas. Kuid ta levitab ka selliseid negatiivseid uudiseid ja ta levitab paanikat. Ja ei tasu unustada, et selles kohutavalt suures infomeres ei ole kõik uudised kvaliteetsed. Seal sees on ka sellist informatsiooni, mis kannab tegelikult kellegi väga konkreetseid äri või huvisid, riiklikke huvisid. Väga hästi võivad levida sellised spekulatiivsed oletused ja vahel saada väga suure ja laia kõlapinna. Tuntud inimene ei pruugi alati ütelda kõike, panna õigeid tähelepanekuid teha. Vahel inimesed eksivad, ka tuntud ja suured inimesed. Et selle tõttu tuleks nendesse asjadesse suhtuda sellise kriitilise meelega. Kui räägitakse juhtimisest, siis öeldakse alati, et juhtimise aluseks on informatsioon. Eks iga ettevõtte juht selleks, et mingit otsust teha, on teil vaja informatsiooni. Aga maailmas on juhtunud nii, et seda informatsiooni on liiga palju. Ja seda on nii palju, et me ei tea enam, mida kasutada ja mis on õige, mis on vale, et ühesõnaga see on muutnud otsustamisprotsessi keerulisemaks. Ühed pidi on raske otsustada, et mida me siis teeme, mis on õige, mis on vale. Ja teine küsimus on selles, et me võime valida oma otsuse aluseks ka vale informatsiooni. Ja kindlasti tuleb öelda, et see olukord, mis näiteks Euroopas on või see on osaliselt ka selle seoses, et on sellist paanikat ringi liikunud. Nagu ma ütlesin, otsuste tegemine on keerulisem ja ilmselt ta läheb ka. Nüüd vaataks natukene täpsemalt ehk heidaks pilgu selle peale, mismoodi maailm toimib praegusel hetkel ja kuhu ta võiks minna. Ma jagasin maailma väga jämedalt kaheks ehk lääseks, sellised rikkad riigid ja siis arengumaad. Väga palju räägitakse sellest, et Hiina võtab varsti maailmas positsiooni üle. Aga seda ei saa välistada. Ja kindlasti ei saa see juhtuma varsti. See võtab ikka päris palju aega, sellepärast, et lääne tehnoloogiline edumaa on väga suur. Mida see tähendab? Ükski investor ei tee väga kallist investeeringut, väga peente seadmetega, väga kalliste seadmetega tehas kohta, mis on riskantne ja Hiina on riskantne.
sellepärast, et nad varastavad tehnoloogiat. Ka Eestisse ei tulnud ju investeeringut 92. või 93. aastal ei tehtud meile siia Elcoteki tehast, sest keegi ei julgenud teha siia seda. Ennem tuli nii-öelda teenida välja see usaldus ja alles siis tulevad sellised kallid tehnoloogiad, kallid seadmed ja kallis tootmine. Sellepärast on raske uskuda, et lääne ettevõtted kõige kallimad ja kõige peenemad tehnoloogiad kannaksid tootmise mõttes kuskile teistesse riikidesse kohe ja kiiresti üles. Et nad ikkagi hoiavad seda nii-öelda kodus lähedal. Ja kindlasti see erinevus on kohutavalt suur kahe nii-öelda suure maailma vahel, kui me võtame keskmise. Ei tasu unustada, et lääne jõukus on küll väga suur. Inglasi on palju, aga nad on vaesed. Et selle vahe nii-öelda maha katmine võtab päris palju aega. Ja nii arengumaade seas kui ka lääne seas on varieeruvus väga, väga suur. Meil endil on võib-olla väga raske seda tunnistada, aga Eesti on tegelikult rikas riik, sest olles 34. maailmas jõukuse poolest, siis me oleme tegelikult rikas riik. Kui te lähete Aafrikasse või te lähete Hiinasse, siis ärge imestage, teise suhtutakse kui rikastesse. Kuigi me ise ei pruugi ennast seda tunda ja me käitume väga paljus ikkagi nii-öelda arengumaa kohaselt. Et meil on olnud sellised protsessid, mis on väga omased tüüpilisele arengumaale. Osad need on nüüd ju kindlasti juba möödas. Ja siin on 2 joonist, millal see erinevus pihta hakkas, siis siin joonise peal on väga hästi näha tegelikult, et see arengumaade majanduskasvu ja arenenud maailma majanduskasvu erinevus hakkas pihta 90-ndatel ja õige hoosas siis sisse selles sajandil. Et sealt kohast on see kasvu erinevused tulnud. Aga see on selline matemaatika, et kui rikkale riigile liidad 2% juurde, siis vaesele riigile on vähemalt vaja 10 või protsenti või isegi rohkem juurde, et saada sama mahtu. Et need numbrid, selle tõttu on nagu selle vahe ületamine väga raske. Ja siit jooniselt on näha siis, kui suur tegelikult on erinevus keskmise arengumaa vahel, kus on siin jõukuse mõttes ja kus on keskmise arenenud maa jõukuse tase, et see on mitmekordne. Et selle vahemaa läbimine võtab väga palju aega. Ta kindlasti väheneb, aga see võtab aega. Ja siin põhilised allatõmbajad on siis Sahara-alune ehk nõndanimetatud Must-Aafrika ja Aasia. Aasias on kõige rohkem inimesi. Seal on Hiina ja India, kuid India on vaene, Indoneesia on ka vaene. Aga nad kasvavad kiiresti. Kui vaatame arengumaadesse, siis nende kasvu väljavaated, just nimelt kasvu, aga väga suuri kasvunumbreid, need on väga head. Sellepärast nii nagu Eestis 90-ndatel madalalt tasemelt on väga lihtne kasvada. Kui sa paned 10-1 juurde, siis sa saad kohe plärts 10% kasvu, aga paned 50-1 juurde, siis tasu rääkida. Et see erinevus on päris märkimisväärne. Kasvupotentsiaal on arengumaades väga suur. Kuid arengumaad on väga erinevad ja arengumaades on erinevates riikides on väga palju erinevaid riske. Tuleb meeles pidada, et ka arengumaad võivad nii-öelda ülekuumeneda. Meil räägiti siin väga palju ülekuumenemisest, et meil kriis oli ülekuumenemine. Et me liiga palju ehitasime kinnisvara. Hiinlased ehitasid ka väga palju kinnisvara. Nendel on palju tehaseid, mis praegu tööd ei leia või töötavad poole koormusega. Et sellised võimalused ja sellised asjad võivad juhtuda igas arengumaas. Et mingil hetkel on optimism nii suur, et tehakse midagi väga palju ja kuskil teises kohas jätakse asjad tegemata. Sotsiaalsed probleemid. Ühiskond muutub jõukuse vahekord. Ühiskond ei tööta enam endist viisi, tekivad sellised pinged ühiskonnas, mis kanduvad tihti peale poliitilisteks probleemideks. Miks pärast Araabia maad mässavad? Sellepärast, et naftajõukus andis nendele võimaluse oma noori koolitada. Praeguseks on noorte põlvkond nii suur. Nad on hästi koolitatud, suhteliselt hästi, aga nendel ei ole tööd, sest ees istuvad vanad inimesed,
kes on vähe, aga ühiskond on niimoodi üles ehitatud, et ta toetub vanade peale. Loomulikult noored inimesed tahavad võimalust saada. Ja nendel ongi siis võimalus kas muuta oma maad või kuskile mujale välja rännata. Kui me räägime keskkonnast, kas keskkonda ei tasu unustada, sellepärast et tootmise algusfaasides on loodusreostus päris suur ja see võib väga oluliselt mõjutada, rääkimata üldistest globaalsetest keskkonnaprotsessidest. Ja demograafilised probleemid, mida ma juba ennem mainisin, et ootamatu vananemine või selline väga suur noorte põlvkond, kellele tuleb tööd leida. Kui me vaatame arengumaid ja läänemaid kõrvuti, siis väga üldiselt võib öelda, et ka käitumisstiilides on erinevused ja see tekitab konflikte üksteise vahel. Küsimus ei ole selles, et nii-öelda rahvuslikes eripärades, vaid põhimõtteliselt laadi eripärades. Et kui me vaatame läänemaailma, siis seal püütakse vähemalt sõnades käituda alati niimoodi eetiliselt või mingitest üllastest põhimõtetest, eks. Praktikas see alati nii ei ole. Arengumaad tihtipeale sellest ei räägi, eks. Nad võtavad kätte ja kasutavad lihtsalt seda ära. Väga palju kasutatakse ära Lääne-Euroopa süütunnet kolonialismi ajalt, eks. Hiinlased kasutavad ära, ehitavad oma tehased Aafrikasse, sellepärast et aafriklastel on tõrge valgete investorite vastu. Ja nagu sel aastal juba vist tuli välja tegelikult, siis nad avastavad, vist oli Keenias, et ega need hiinlased ka nii süütud ja nii-öelda lahke südamega ei ole, et nemad on samasuguselt käituvad kui valged 50 aastat tagasi. Nii et need erinevad ilmavaated põrkuvad. Kui me vaatame lääne majandusprobleeme, et millest need on alguses saanud, kuna lääne maailm, siin võib olla vähe riike, aga nende osakaal maailma majanduses on nii suur, et nad mõjutavad seda väga tugevalt. Kuigi väheneva jõuga, siis väga kõvasti. Nende konkurentsivõime on vähenenud. Mismoodi? Kõik see odav tootmine, mis kunagi oli ka Soomes olemas või Rootsis või Saksamaal või Ameerikas, see on nüüd liikunud mujale. See on juhtunud, on see, et need inimesed sealt, kes töötasid kergetööstuses või kuskil mujal, nii nagu ka meil, need on tööta jäänud. Väga palju neist on tööta jäänud. Et selle odava tööga lääs enam konkureerida ei saa. Et ta saaks ainult nende kalliste asjadega teha. Et odavate asjadega ei saa see odav tootmine, odavad kaubad, nende tootmine on liikunud kuskile mujale. Konkurentsivõime selles mõttes läänes nagu nõrgenenud. Sotsiaalsüsteemid on ebaefektiivsed, kulukad ja jätkusuutmatud üldjuhul. Need ehitati üles sel ajal, kui rahvastikust võis rääkida tõesti rahvastikupüramiidist. See oli selline kuju, et noori oli palju, vanu oli vähe. Ta oli selline suur püramiid. Kuid kui me tänapäeval vaatame rahvastikupüramiidi, võtame kas või Eesti oma või võtame mõne teise riigi oma, siis ta on selline. Ja ta on kõvasti kõrgemale vedanud. Aga see sotsiaalsüsteemid on suures osas nii-öelda ehitatud üles püramiidskeemile, mis seadusandluses ja ettevõtluses ju keelatud. Et selle tõttu tuleb seda asja kuidagi muuta. Loomulikult on see keeruline. Väga palju elatakse võlgu kõikidel tasemetel. Laenul on hea omadus ja ma ei väida seda, et laenu ei tohiks võtta üldse või et laen on paha asi. Õiges olukorras õige laen võib majandusele anda just nimelt selle õige hoo sisse. Me ise nägime 90-ndatel, et meil oli vaja oma tehnoloogiat uuendada, meil ei olnud raha kuskilt saada. Me meelitasime siia välisinvestorideks, aga teine võimalus oleks olnud välismaalt laenu võtta. Me natuke võtsime ka, aga mitte väga palju. Aga põhimõtteliselt võõra raha kasutamine on see võimalus vahetevahel, et edasi minna. Küsimus on selles, et seda ei saa teha lõpmatuseni ja pidevalt. Ja tegelikult on nii, et laenu tuleks kasutada selleks, et tulevasi kulutusi vähendada või vähemalt tulusid tulevikus saada. Et see on nagu see küsimus. Ja kindel on see, et mis läänemaailma vaevab, on ka see, et väga raske on kohaneda selle muutuva maailmaga. Väga raske on tunnistada seda, et
et hiinlased astuvad kannale, et nendel on õigus midagi nõuda või Brasiilial. 20 aastat tagasi oli Brasiilia selline arengumaa, suur, vaene ja pidevalt võlgades. Ta ei olnud mitte väga hea imidžiga, tore oli, päike paistis ja karnevalid olid, aga see oli kõik. Tänapäeval Brasiilia kohta nii ei saa enam öelda. Brasiilia on jõud maailmas, eks, aga sellised, ütleme, on väga raske kohaneda, et see pilt on muutunud. Ja kindlasti on väga raske aru saada, et hinnatõus ei sõltu mitte sellest, kuidas USA-s või Euroopas või Saksamaal majandus liigub, vaid sõltub hoopis sellest, kuidas hiinlased, indialased, brasiillased rohkem tarbivad. Et meil võib raske olla, et siin ütleme niimoodi, et vanasti oli nii, et kui eurooplased hakkasid rohkem tarbima, siis tõsid kogu maailmas hinnad, aga nüüd on nii, et eurooplased võivad vähem tarbida, aga hinnad ikka tõusevad, sellepärast et hiinlaste nõudlus on suurem. Et sellega on raske kohanduda. Ja kindlasti see, et otsustega venitamine on väga klassikaline probleem. Me vaatame, kas seda probleemi, mis Euroopas on lahendada ja millised on need piirid, siis me peame seadma sellised jooned ette. Et tasuks kindlasti meeles pidada, et need laene, mis riikidele andsid, need andsid pangad. Aga pankadel ei ole mitte enda raha, pankadel on säästjate raha, hoiused. Et on selge see, et kui pank annab kehva laenu välja ja siis ta on halvasti kasutanud säästja raha, ta peab selle kuskilt tagasi saama. Ja tavaliselt pöördub see siis valitsuse poole, ütleb nii, et need on teie valijad, makske nüüd see viga kinni. Ja siin hakkavadki küsimused, et kas see peaks ikka alati nii olema või peaks seda probleeme lahendama pangad ainult, eks, aga siis poliitik mõtleb selles, et siis tulevad kõik tänavale. Ja panga probleemidega on ka see lugu, et kui pangas on probleemid, siis on probleemid kogu majanduses, sest et sealt toimuvad arveldused kõik. Et kui pangad ei tööta, siis arveldused ei liigu, majandus on raske. Et päris kõike seda ei saa pankade kaela lükata, aga seda ei saa päris ka valitsuste kaela lükata, ütleme niimoodi. Sellepärast, et eks meie poliitikud ju mõtlevad mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas selle üle, et milline nad välja näevad, kas nad on ilusad ja puhtad, ja nad mõtlevad alati valimistele. Euroopas on see eriti raske, sest Euroopas on 27 riiki. Ja igas riigis on teatud ajaperioodi järel ju vähemalt kohalikud, siis on parlamendi valimised, vähemalt 2 valimised, eks, tihtipeale 3-4 valimised, eks, erinevat tüüpi. Nii et seda hetke leida, kus üheski Euroopa riigis valimised parasjagu ees ei ole, seda on võimatu. Ja ongi alati küsimus, et kes see siis peab nendest halbade otsuste eest karistust kandma, kes selle peab kinni maksma, kes on süüdi. Ja kui annad ühele järgi, siis võib ju teine küsida, et lased Kreekal võlad kergeks teha, siis küsida, aga miks mitte Portugalile või Iirimaale seda sama ei tee. Ja kogu selle asja juures on ju veel tiirlevad igasugused spekulandid ja huvilised, Ameerika võib olla ju meile väga tore naaber ja lääne partner, aga Ameerikal on väga hea öelda, et vaadake, Euroopas on nii raske, et meil on palju parem, tegelikult muidugi ei ole. Et see on see. Et kuidas neid probleeme lahendatakse, mina ei tea vastust ja keegi ütleb niimoodi, et nendel on kindel vastus olema, siis ta eksib. Et need vead, mis tuleb lahendada, on need vead, mis tehti, kui eurotsoon loodi, võeti sisse riigid, kes sinna sisse ei oleks pidanud kuuluma. Tehti vigu siis, kui ta toimis. Esimesed rikkujad olid ju sakslased ja prantslased. Siis, kui hakkasid probleemid tekkima, siis tehti nägu, et midagi ei ole lahti. See on pisiasi. Ja kindlasti väärad ootused ja nendel põhinev käitumine ja siin ma tooksin näitena just nimelt need laenuandjad, sest et kui väga erinevad riigid pandi kokku, siis oleks pidanud intress tulema sinna kuskile keskele. Kui te panete erinevaid inimesi kokku, tahate teada, et kuidas seda hinnata, siis te võtate keskmis ja mis nemad tegid, nad hakkasid andma laenu kõige odavama intressi järgi, ehk Saksa intressi järgi. Et majanduslikult täiesti absurdne käitumine
laenuandjate poolt, aga see oli, nii tehti. Ja kindlasti ei tasu unustada, mida väga palju unustatakse, on see, et Euroopa Liit on väga suures osas poliitiline projekt. See oli selleks tehtud, et Euroopas uut sõda ei tuleks. Ja selle tõttu ei tehta Euroopas kunagi otsuseid üksnes majanduslikust eeldusest lähtuvast, ikka mõeldakse ka poliitilise aspekti peale. Ja see kõik tähendab seda, et see kriisi lahendamine võtab väga kaua aega. Et see ei lähe ära. Ma ütlesin, et USA's on ka väga palju probleeme, et seal on majandusseis kehv, ja nendel on väga suur valitsusvõlg ja eelarve puudujääk on väga suur ja tundub, et nad seda lahendust ei saa, et ma täna just enne siia tulekut nägin, et nad jälle ei saa omavahel läbi, vabariiklased ja demokraadid, et erinevad arvamused. Mida Ameerika on teinud, seda on see, et ta on lihtsalt raha trükkinud. Kuna dollar on maailma raha, siis ta lükkab selle nii-öelda teiste riikide kaela, mis tähendab seda, et suhted teiste riikidega lähevad kehvemaks. Aga Ameerikas on ka probleemid ja seda näitab tohutu suur puudujääk, mis neil on jooksevkontos või ka väliskaubanduses ja nad süüdistavad pidevalt Hiinat, et Hiina on nii ja naa, aga siis on ju väga hea, võib võrrelda sellise olukorraga, et ega mina süüdi ei ole, nemad on, eks tegelikult tihtipeale oleme ka ise süüdi. Et mida vaadata, ärge olge optimistid, meid ootavad rasked aastakümned ilmselt, aga mina optimistina ise usun, et lõpuks asjad lahenduvad, aga see ei tule kindlasti kiiresti. Et asjad muutuvad ka tulevikuseks ja see kogu see aeg ei tule kerge, et hinnad tõusevad tõenäoliselt, on väga närvilisi perioode ja siis on natuke paremaid aegu. Ja see tähendab, et see mõjutab kõik ka Eestit. Et meil tuleb sellega kohaneda, mis toimub maailmas ja me ei tohi unustada oma probleeme. Meie probleem on kindlasti tööturg, meil inimesi jääb vähemaks. Meil inimestel peaks olema teistsugust haridused, oskused ja kvalifikatsiooni. Meil inimesed paiknevad nii-öelda valesti, et mitte valesti, vaid paiknevad teistmoodi kui ettevõtted. Et töökohad on Tallinna ümbruses ja veel mõningates kohtades, aga inimesed on palju ühtlasemalt jaotunud. Et see paiknemine on kindlasti üks probleem, et kuidas see toimub, kuidas see ära tuleb. Meie ettevõtete tasemel on väga suured reservid sellest, kuidas tööd korraldatakse. Küsimus ei ole selles, et me peaksime niimoodi kiiremini käsi liigutama. Küsimus on selles, et me teeme tööd laua taga näiteks või tööpingi taga ja siis me kõnnime kuskile 100 meetrit, toome riiulist ühe asja, siis lähme teisele poole, toome teise asja. Et vot see on see, kus töökorraldus meil tihtipeale lonkab. Ja kindlasti tuleb arvestada seda, et kui tööjõudu, seda vajalikku tööjõudu, keda meil vaja on, siis meil töötajad, kes on võimekamad, nende positsioonid tugevnevad, et nad hakkavad palka rohkem nõudma. Et ma tegin siia 2 joonist, et teile näidata, mis juhtub, et siin on hõivatute arv ja palgatõus, ja siin on need inimesed, kes siis on tööturul. Ja me näeme, on see, et mida väiksemaks see vahe jääb, seda kiiremini palk tõuseb. Nii et me kahjuks peame tõdema, et ilmselt neil palgatõus tuleb küllaltki kõrge, sest neid vajalikke töötajaid ei ole. Neid saab juurde kas nende seast, kes praegu ei tööta, ehk siis mitteaktiivsed, või siis töötute seast. Nad kõik vajavad koolitamist. Ja meil tuleks kindlasti ka vaadata sotsiaalsfääri, sest ta ei ole täiesti, meil tihtipeale mõeldakse, et sotsiaalsfäär ja majandus on eraldi. Aga kui inimesed on haiged, siis nad ei saa tööd teha. Kui inimestel ei ole haridust, siis nad ei saa ka hästi tööd teha. Et nendega tuleb tegeleda. Ja nii nagu väga paljudes teistes arenenud maades on ka meil see sotsiaalsüsteem natukene lonkab, eks. Ma võin ainult öelda, et me võime ise kiruda, aga
teistega võrreldes on meil olukord ikka väga hea. Nii et see on hea, et me mõtleme selle peale, aga kindlasti ei ole ta mitte kõige paremas korras. Tänan kuulamast, ma vabandan, et ma natuke üle aja rääkisin. Aga ma loodan, et see oli vähemalt huvitav.